Elas kord väike rätsep, kellele meeldis üle kõige iga oma saavutust kiidelda. Ühel päeval hakkas ta parajasti moosisaia sööma, kui 7 kärbest end selle peale istuma sättisid. Rätsep lõi korraga käega ning kõik kärbsed lendasid minema. Ma pean küll maailma kiireim kärbsepeletaja olema, sõnas Rätsep uhkelt. Kõik peavad teada saama, kui tark ja osav ma olen. Rätsep võttis oma vöö ning tikkis sellele sõnad. 7 ühe hoobiga. Ta kandis vööd uhkusega ja patseeris sellega mööda külaringi. Uudised Rätsepa vööst levisid peagi üle terve küla. Ei tea, mida see kiri küll tähendab, küsisid külaelanikud üksteiselt. Äkki ta lõi 7 meest ühe hoobiga maha, arvas üks naine. Peagi rääkisid kõik Rätsepast, kes oli 7 meest ühe hoobiga maha löönud. Lugu elas oma elu ning rändas külast kaugemalegi. Lõpuks jõudis see isegi Kaljusele maale, kus elasid hiiglased. See jõudis ka ühe eriti tigeda hiiglase kõrvu, kelle silmanägemine küll enam kõige parem polnud. Või nii, et see Rätsep lõi 7 meest ühe hoobiga maha, jah, pomises hiiglane omaette. Ma otsin ta üles ja eks siis ole näha, kui kange mees ta on. Hiiglane asus pikkade sammudega teele. Ta oli sama kõrge kui kirikutorn ja kui inimesed kuulsid tema sammude vägevat kaja, jooksid nad suurest hirmust pakku. Peagi jõudiski hiiglane Rätsepa kodukülla. Kus on see, kes lõi 7 meest ühe hoobiga maha, möörgas hiiglane. Hirmust halvatud külaelanikud näitasid näpuga Rätsepa suunas, kes rahulikul künkal istus ja just lõunat sööma asus. Hiiglane marssis Rätsepa juurde. Ta nägi, kui väike Rätsep oli ja hakkas kõva häälega naerma. Ha, ma kuulsin, et sa olevat 7 meest ühe hoobiga maha löönud ja tulin sinuga jõudu katsuma. Ma löön sul laiaks. Rätsep ehmatas hirmsasti, kuid hoolimata oma pidevast uhkeldamisest oli ta tegelikult ka päris vapper ja nutikas. Rätsep sundis oma hääle rahulikuks ja sõnas. See kuulujutt on sulatõsi, hiiglane. Kuid ma kardan, et kui me jõudu katsuksime, teeksin ma sulle haiget. Kui sa siiski tahad minuga võidelda, tuleb sul enne läbi teha tugevuse proov. Hiiglane oli nõus ja haaras maast ühe suure kivi. Ta pigistas kivi oma peos nii kaua, kuni see purunes 1000 killuks. Nüüd on sinu kord. Kui sa oled nii tugev, nagu väidad, siis pigista ka kivi tükkideks, käsutas hiiglane. Rätsep haaras kätte suure tüki juustu, mida ta oli kavatsenud lõunaks süüa. See nägi välja nagu suur kivi. Kas see on kõik, mida sa suudad? Küsis Rätsep. Igaüks võib kivi kildudeks pigistada, aga ainult mina suudan sellest vee välja pressida. Ta pigistas juustukera täiest jõust, kuni kogu vesi juustust välja voolas. Aga sa ei suuda kindlasti kivi nii kaugele visata, kui mina, möörgas hiiglane. Ta võttis maast halli kivi ja viskas selle õhku. Rätsep vaatas, kuidas üle nende peade kaugele lendas ja järve plastsatas. Rätsep kartis küll hirmsasti, kuid otsis ka midagi, mida visata. Ta märkas üht halli tuvi puu all magamas. Rätsep haaras tuvi pihku, nii ehk hiiglane seda ei näinud. Kui ma kivi õhku viskan, lendab see nii kaugele, et ei kukugi maha, ütles Rätsep. Ta viskas tuvi õhku ning too lendas kähku võimalikult kaugele ära. Hiiglane oli väga imestunud. Võib-olla sa oledki nii tugev, nagu sa väidad, sõnas ta. Lähme selle künka otsa, mis asub teisel pool küla. Tõmba üks puu juurtega üles, vii see sinna ja teeme seal lõkke. Nüüd oli Rätsep plindris. Ta ei oleks iial suutnud puud juurtega maast välja tõmmata. Tuli midagi välja mõelda. Rätsep
läks väikese puudesalu juurde ja asus puutüvedele nööri ümber siduma. Mida sa teed? Küsis hiiglane. Ühte puud on liiga lihtne maa seest välja tõmmata. Võtame parem kõik need korraga, vastas Rätsep. Aga meil on ju ainult ühte puud vaja, imestas hiiglane. Kui meil ainult ühte vaja on, ei viitsi mina vaeva näha. Sa tõmba ise kõige pikem puu välja ja ma aitan sul selle kohale tassida, ütles Rätsep. Hiiglane lõi käed ümber kõrge puu ja tiris seda kogu jõust. Puu ragises ja krigises ning tuli lõpuks koos juurtega maa seest välja. Sina haara juurtest, ma tassin raskemat ülemist osa, hüüdis Rätsep. Hiiglane haaras puu juurtes kinni, Rätsep aga hüppas lihtsalt ühe oksa peale istuma. Hiiglane hiivas puu õlale ja asus seda künka otsa tassima. Rätsep hüüdis muudki oksa pealt. Astu ometi kiiremini, ma teen siin taga kogu töö ära. Hiiglane heitis pilgu selja taha, aga ei näinud okste sees istuvat Rätsepat. Lõpuks pani hiiglane puu maha ja viskas end lõtsutades pikali. Rätsep hüppas oksa pealt maha ning hüüdis hüpeldes ja rusikatega vehkides. Ma olen nüüd valmis sinuga võitlema, hiiglane. Hiiglane vaatas Rätsepa, kes ei tundunud üldse väsinud moega. Sa lööksid muu ju ühe hoobiga pikali, hüüdis hiiglane ja jooksis hirmunult minema. Ta ei julgenud enam iialgi sellesse külla tagasi tulla. Külaelanikud õnnitlesid Rätsepa nutika võidu puhul. Nad ütlesid, et tunnevad end väga turvaliselt, kui neid valvab selline vahva ja julge Rätsep. Kuid Rätsep ei hakanudki seekord oma teoga hooplema, sest ta oli oma õppetunni saanud. Sellest päevast peale ei uhkeldanud ta enam kunagi oma saavutustega ning kogu küla elas õnnelikult ja rahumeelselt aegade lõpuni.